Ope. Ja sul vein on ju. Vein on. No mis hakkab joomeele. Ei, see jääb videos. 25. päev, 0 päev. Constanta linnas, Rumeenia. Ja Kelly leidis sellise võrratu majutuse, mis küll ei ole vaatega mere peale, aga on järve peale. Ehk siis me oleme sellisel väikesel, poolsaar ei saa selle kohta öelda. See on nagu siuke kitsas riba, kus ühel pool on nagu... Ja kitsas riba, selles mõttes see kaardi peal on jube kitsas riba, aga tegelikult ühest riba nii-öelda otsast teise on üle kilomeetri. On nii palju või? Ja ehk siis Aga ühesõnaga ühel pool on järv ja teisel pool on meri. Jah. Ehk siis jah, me oleme järve vaatega ja ei kuradi ilus on. Ja õhtune päikeseloojang, no ilus, nauding. Jah, käisime just väljas söömas. Ja enne seda käisime sellise asjaga nagu cable cart ehk gondola. Sellise asjaga sõitsime üle linna või siis selle pisikese ribakese siin ja see oli ikka siga hirmus. Mul tuleb kohe meelde, kui me eelmine kord ka käisime poistega, siis need lollid otsustasid kõigutama seda hakata, ehk siis mul tuli kohe see kõik see trauma meelde. Mul on nagu selline lapsepõlve trauma nüüd. Lapsepõlve trauma. Nooruspõlve trauma või ma ei tea. Ja ühesõnaga käisime sellega sõitmas. See oli tegelikult päris pikk. Ta oli päris kõrge ka. Aga ta oli päris pikk. Ta oli mingi 2 kilomeetrit. 2 kilomeetrit, jah, umbes 10 mintse. Et täitsa nagu pikk sõit. Pilet ei olnud kõige odavam. Ei olnud soodne. 38 kohalikku. Ja umbes 8 eurot nagu. Jah, natukene vist vähem. Natukene, jah. Et kallis ka ei olnud otseselt. Aga kõige soodsam ei olnud. Aga päris pikk sõit oli. Ja siis me sõitsime sinna, nagu see läheb meil siit suht selle majutuse juurest. 100 meetrit majutusest eemalt, võib-olla natuke rohkem. Aga põhimõtteliselt kohe siit samast meil ukse alt sõitsime siis üle selle nii-öelda linna ilusasti kohale. Jalutasime seal veidikene ringi, vaatasime randa, kusjuures rannajoon on siin hästi naljakas. Et kui eestlane on harjunud sellega, et sul on mingisugused klubid, pubid, sellised rannaistumised ja siis on liiva seal kuskil võib-olla mingisugune 30 meetrit. Siin on niimoodi, et seda liiva on siin mingisugune 100, võib-olla isegi 200 meetrit. See on nagu hästi lai riba, jah. Väga palju on, jah. Aga see nagu lai riba ei olnud nagu suuresti kasutuses. Selles mõttes, et ma ütleks, et neid toolikesi ja varjukesi oli ikka sama palju. Kui mujal maailmas randades. Ja siis oli nagu tükk maad, tühja maad. Ja siis oli nagu see linnamelu või tänav. Osades kohtades oli seal mingi kohvikud tekkinud või mingid hotellikesed väikesed. Aga mitte seal rannariba peal? Ei. Ja osades oli sinna rannariba peale tehtud need võrkpalliplatsid ja mingid sügised. Ja oli, no ikka need nii-öelda sunbedid ehk siis nende varjukestega. No ja, aga need olid nagu lühike osa. Ja need ongi seal vee pool. Ehk siis vee ja tänava vahel on nagu full tühi liiv. Et see oli nagu veider. No ja võõras meie jaoks siin võõras. Aga ei, ilm on siga ilus ja Ilm on selles mõttes nagu väga mõnus. Praegu küll kell on 3:09 ja näitab 28 kraadi. No see 28 kraadi on selles mõttes ka nii huvitavaks muutunud. Ma ütlen ausalt, see 28 kraadi nüüd õhtul või siis üldse nagu päeval ka varjus olles on mõnus. 30+ on juba raske hingata ja 25 kraadi on juba selline nagu natukene võib-olla mitte et jahe hakkab, aga jah. No jah, et ma ütleks, et siinpool on see pigem olnud mõnus temperatuur. Et kui minna muidugi väga sisemaale, siis see on nagu palav. Aga siin vee ääres on ta nagu pigem siuke mõnus temperatuur. Ja hommikul käisime vanalinnas. Ja päris ilus vanalinn on, sest me käisime, seal on, põhimõtteliselt on tegelikult ikkagi Rumeenias üks religioon, aga islam ikkagi ka natukene trügib ukse taga ja käisime mošees, me käisime, selles mõttes oli äge, meil oli täitsa seal koha peal giid jutustas, rääkis, kuidas see on ja kuidas see religioon nagu toimib ja kõik, kuidas palvusele kutsutakse ja siis ronisime sealt torni, kuradi palju astmeid on seal. Mingi 140 vist see giid ütles. Ja näha on, et see on noor religioon. Et see, okei, võib-olla tõesti noor on nagu näljakas öelda, kui see on ikkagi sajandeid vana. Aga kui me räägime nagu kristlusest, siis see raisk on vana.
et nagu kõik ikoonid ja kõik pildid ja kõik asjad. no ja me käisime nagu järjest, me läksime kõigepealt, tegelikult kõigepealt me läksime, siin on siuke asi nagu ma ei tea, mis folgi muuseum või nagu pärandimuuseum või selline nagu mitte ajaloomuuseum pigem, vaid seal olidki nagu rahvarõivad sees, me küll sees ei käinud. Aga ees oli siis nagu siuke käsitööliste laat. Pisikene käisime seal, vaatasime ringi, aga noh, kuna siin ikkagi kõik käib sularahas ja siin on võõras valuuta, siis oli natuke keeruline. Ja huvitav on see, et Bulgaarias on nüüd 1. jaanuarist 20 või oli juba 25 aastat? Ei, 26. 26 aastast 1. jaanuarist on siis euro ja noh, nii nagu Eestiski, siis hoitakse mingi hetk, hoitakse mõlemad valuutad nagu nähtavalt. No ja hinnad on nagu mõlemas. Aga selleks, et sa aru saaksid, kui palju asjad maksavad, siis kuvatakse seda varasemalt ka. Aga Rumeenias ei ole. Rumeenias on ikkagi kohalik valuuta ja ma ei ole kindel, kas nad üldse võtavadki eurosid või mitte. Aga ja pigem ei võta. No siin muidugi mõned kohad võtavad, sest et see on lihtsalt nii suur turismipiirkond. Ja. Aga seal käsitööliste laadal oli nagu keeruline. Ja siis me läksimegi edasi, käisimegi seal mingi keskväljak seal ja sealt edasi tuligi juba see mošee. Ja siis käisime kohaliku õigeusu kiriku juures, mis oli väga vana ajalooga, aga siin ma ütleks, et on nagu natukene keeruline sellest ajaloost aru saada, sest et iga info, kus sa loed midagi, räägib nagu veits erinevat juttu. No ja siis Kelly rääkis seal selles õigeusu kiriku nii-öelda kiriku hoovis siis olid varemed. Ja siis räägib, et need varemed on ehitatud mingisugune 4 sajandit enne Kristust. 6 vist oli isegi. 6 sajandit enne Kristust see on nagu väga vana ju. Kuni 7 sajandit peale Kristust. Ehk kui me räägimegi religiooni vanusest, siis see näitabki seda vahet. Et on sul mingisugused nii-öelda ühe religiooni varemed on 2500 aastat ja teised võib-olla on heal juhul mingisugune 500 aastat. Et nagu 1000 võib-olla äärmisel juhul kuskil. No ja, et see mastaap on nagu nii hoomamatu, aga see on nagu nii suur vahemik. Ja. Aga jah. Ühte asja ma pean mainima reisi nii-öelda hoopis teine teema. Et kui kes iganes tuleb siia tahab telefoniga maksta, siis Google Pay ei pruugi töötada. Ja siin Rumeenias ei tööta nagu mitte kuskil, et kui mõned kohad on olnud, mõned riigid on olnud sellised, kus a la ühes nagu, ma ei tea, tanklas ei tööta, järgmises töötab, et siis on nagu aru saada, et on nagu tanklapoolne mure või mis iganes müüjapoolne mure. Siin ma ei oska öelda, millest mure on, aga mitte kuskil ei tööta. Ja kuna meil on see mure ka, et me mõlemad oleme natukene paranoilised, siis me oleme telefonil viipemakse kas välja lülitanud või siis selle antenni läbi ammustanud, et ei saaks. Mitte telefonil, vaid kaardil? Kaardil, vabandust, pangakaardil, siis see tähendab seda, et füüsilise kaardiga peabki kasutama füüsilist kiipi. Aga täna oli näiteks, me käisime ühes käsitöö ehetepoes, kus kohas teenindajal oli ainult telefoniterminal. Ehk siis telefoniterminal ilmselgelt ei ole sellist füüsilist pilu, kuhu sa selle pangakaardi topid. Ja siis me lahendasime sellega, et me andsime siis teenindajale eurod ja siis teenindaja ise maksis nagu ära. Ja, ta oli väga selles mõttes vastutulelik. Ja, noor et ta ütles, et nad muidu nagu poes ei võta vastu, aga et põhimõtteliselt saab teha nii, et meie anname talle siis eurod ja tema maksab oma kaardiga lihtsalt nagu poele. Räägime eelnevastest päevadest ka. Nii. Põhimõtteliselt eelnev päev oli niimoodi, et me alustasime Thessalonikis mootorratta hooldusega. Jah, sest me viimane video oligi Thessalonikis. Jah, just. Ehk siis päev algas niimoodi, et viisime kohe hommikul kella 8 mootorratta hooldusesse. Hooldus ei olnud üldse keeruline, õlifilter, õlivahetus, kontrolliti mingisugust, puhastati mingid õhufilterid ja asjad, kontrolliti kõik asjad üle. Ja rehvivahetus. Ja rehvivahetus. Rehvivahetus oli nii ägedalt, et see koostööpartner, nad ise ei vahetanud rehvi, koostööpartner oli põhimõtteliselt kohe kõrval majas. No mitte põhimõtteliselt, vaid oligi. Ja siis nad vist avasid ametlikult kell 10, aga tegelikult reaalsuses nii-öelda võib-olla isegi lohistasid natuke varem mootorratta sinna sisse. Ehk siis me saime tegelikult kõik asjad ühest kohast. Start oli natukene hilines, me lootsime küll pool tundi hilines põhimõtteliselt, aga suures pildis kõik saime liikuma. Miinuspool oli see, et meil oli seal Kreeka pool oli üks, ma ei mäleta, ruupel või? Ja Fort Ruupel. Ehk siis mingisugune sõjaväe väeosa või siis mingisugune... See oli jah mingi kindlus, mis tegelikult nagu seal on muuseum ka, aga see ikkagi tegutseb nagu aktiivselt militaarobjektina. Ja siis põhimõtteliselt väravas meile öeldi, et kahjuks on see suletud, see kella 12 saati, me jõudsime umbes kella 1 aeg sinna. Pole midagi teha, eks ole, peame kohanema.
ja kusjuures seda infot ei olnud mitte ei, kuskil. Ma veel tagantjärgi vaatasin. Ei olnud Google Mapsist ega kuskilt ei tulnud seda välja ja no vahet pole, okei. Ja võib-olla oli mingisugune, ma ei tea, ootamatu teema ka, no kurat selle teab. Siis kütsime Bulgaariasse, alguses oli jube kehv tee. Oli jah. Ja, aga siis me jõudsime selle, mis iganes, Devil's Throat. Kuradi kurk. Jõudsime kuradi kurgini ja siis nägime seal hästi palju kuradi kurke. Ja siis põhimõtteliselt hakkasime kütma siis Rumeenia nii-öelda mägede poole. Seal enne seda nägime hunnik mootorrattaid. Bulgaaria mägede poole. Vabandust, Bulgaaria mägede poole. Ehk siis mingi seltskond, mingi kohalik vend ütles, et ta elab Bulgaarias. Ta ei ole kunagi käinud. Seal piirkonnas. See oli ilus selle. No äkki on Bulgaaria nii suur, et sa ei käigi. No ma ei tea, minu jaoks on see võõras. Aga see oli nagu edasi oli väga ilus tee. Selles mõttes, et see oli kurviline, väga ilusate vaadetega. No okei, kaamerasil muidugi jällegi ei võtnud, sest et seal ikkagi seda võssi on päris palju. Ja kaamera ei võta ka seda sügavusvaadet ikkagi, et okei, me lihtsalt jäädvustame selle enda jaoks ka ära ja siis see on nagu mõnus. Aga jah, siis me selle seltskonnaga seal sõitsime head asfaltteed. Väga head kurvilised teed. Ma võib-olla tulistan endale sellega jalga nüüd, aga ma vist olen käinud seal. Minu arust me poistega ka käisime seal lõuna pool, aga ma võib-olla mäletan valesti. Ehk siis ma pean selle üle kontrollima. Igatahes, esimene Bulgaaria päev me jõudsime Arch of Freedom, mingisugune vabaduse kaar või siis mingisugune suur sammas. Selle jõudsime ära vaadata. Ei jõudnud. Me jõudsime sinna mäejalamile Karlovosse. Õigus, Karlovosse ja siis teine päev. Aga see Karlovoga oli ka nii lahe, et me jõuame ja lähemale mõtleme, et nagu oleks arvutimängus, et mäed on ees, et sealt edasi ei saa. No ja, et see oli väga nagu selles mõttes naljakas olukord, kus sa sõidad, seal täiesti siledal maal, sa näed, et ümberringi on silemaa ja sul on nagu iga silmakaares on mäed ees. Nagu kaugel, et sa näed neid nagu ja siis jõuad nagu lähemale, hakkab tulema suurem. Mõtlen, et nagu, mis mõttes, kuidas need nagu sealt üle saavad? Ja ühtegi teed nagu näha ei ole, selles mõttes see oli nagu naljakas, et sa näed mägesid, need olid väga nagu järsud mäed. Ja mitte ühtegi teed sa ei näe. Aga ei, siis hommikul panime Karlovast minema. Karlovas oli meil väga ilus ööbimine. Oli tehtud kohe, ma ei tea, mingisugune imelik tootmispiirkond. Sinna oli tehtud restoran ja... Väga uhke restoran oli selle nagu mingi, nagu see on uuem hotell tundus olevat. Piirkond oli veider. Jah, et see oli ikkagi, oligi tootmispiirkonnas. Jah, piirkond oli veider. Aga see oli selles mõttes lahedalt tehtud, et see oligi nagu restoran. Oligi näha, et kohalikud tulid sinna õhtulle inestama. Ja see aed oli, selle koha nimi oli Terra Rosa. Ja see oligi mingi, mis ma ütlesin, mingi roosi, mingi piirkond. Nagu et seda nimetatigi kuidagi rooside. Selle järgi oligi tehtud. Ja siis see aed oli täiesti nagu täis erinevaid roosipõõsaid. See oli selles nagu lahe. Väga ilus koht oli. Ja hommikul kütsime siis Karlovast Bulgaaria mäest üle. Ma nüüd jätan selle passi nime ütlemata, sest mul ei ole see meeles. Aga põhimõtteliselt läksime põhja poole. Ehk siis Freedom of Arch oli see... Arch of Freedom. Kuigi nad ise nimetasid seda nagu nende siltide peal Arch of Liberty. Nagu vabastumine. Aga netis oli Arch of Freedom. Ja siis jõudsime Põhja-Bulgaariasse või põhja poole rohkem. Ja siis tulime alla. Teine päev tulime alla. Just. Ja alla tulime siis teisel Bulgaaria päeval Šipka oli jah. Šipka. Seal oli mingi hull treppidega, ma ei tea, mis iganes. Ma vist pilte panin sellest, aga videot mul ei olnud. Ja teisel päeval lõpuks jõudsime sealt mäeületusest üle ja lõpuks jõudsime Türki. Türgi piiriületus oli, ütleks, et võib-olla kõige pikem piiriületus. No ja see esimene nagu ka, vaata me tegime 2 ületust on ju sinna ja tagasi mõlemad. Tagasi oli lebom. Jah, sest et sinna oli, ma ei saanudki aru, kas need nagu olid lihtsalt uued töötajad seal piiriületuses. Et nad ei saanud esiteks aru, nagu mis riigist me oleme, miks meie dokumendid sellised välja näevad. Siis nad ei saanud nagu numbrimärgist aru, nad ei osanud seda dokumentidest lugeda kuskilt, nagu, et nad ei leidnud õige kohta, aga samas nad ei olnud ka nagu piisavalt. Pead võib-olla natuke heledamaks panema. Nad olid nagu liiga uhked, et küsida, et mis teie numbrimärk on. Ja samas nad ei tahtnud ka... Niimoodi või? Samas nad ei tahtnud ka nagu oma putkast... Oi, see läks tagasi. Panid automaatse peale. Äkki lukku märkima pool. Yes.
et nad ei nagu, ühesõnaga, ja siis nad nagu tõmbasid kõik meie need kindlustusdokumendid välja, siis nad vaatasid sealt, ilmselt nad otsisid ikkagi numbrimärki. Siis ma ütlesin neile, et need on nagu kindlustusdokumendid. See numbrimärk tekitab segadust väga lihtsal põhjusel, sest see on liiga lühike. Muudes riikides on mootorratastel võib-olla 2-realine lausa numbrimärk. No selles jah, nad on nagu ikkagi sama pikad numbrimärgid kui autodel, lihtsalt nad on teise nagu Eesti on selles mõttes unikaalne ja, et 4 tähte või 4 tähemärki, ehk siis kas 2 numbrit, 2 tähte või 2 tähte, 2 numbrit. Mõlemad pidi on nüüd võimalik. No ja ilmselt meil see I-täht ka ikkagi, sest väga paljud ei saa aru, et see on I, mitte 1. Jah, no ja eks see on minu tekitatud mure, eks ole. Ma tahtsin endale sellist numbrimärki KI75 nagu kits, vaata, ma olen nagu nii nagu ego, vaata. Igatahes, ja piiriületus oli selles mõttes, õnneks ei pidanud kohvrid lahti võtma, õnneks ei pidanud nagu mingi väga võimlema. Esimene piiriületus, kus päriselt pidi füüsiliselt kiibri ära võtma. Ja, sest seal ikkagi toimus näotuvastus ja esimene piiriületus, kus meil nagu päriselt küsiti, kuhu me lähme. Ja, aga nagu ma ütlen, ma ei osa nagu väga hästi öelda, ma ütlesin Türgis ja vend nagu vaatab mulle sellise näoga. Ja, sest et nagu... Et mis sul nagu viga on? Aga varasemates nagu piiripunktides on nad pigem küsinud nagu isiklikust huvist, et nad näevad, et meil on palju lippe kohvri peal, me oleme suurte kohvritega, mootorrattaga, et nagu mis te teete, vaata. Et siis me olemegi rääkinud, et vot me lähme nüüd siia riiki ja siis me oleme sinna ja siis me oleme sinna ja siis me oleme sinna ja me teeme sihukest nagu trippi, onju. Aga nagu nemad, me vastasime samamoodi, aga siis nad olid nagu veits nagu, et what the fuck te nii vastate. Ja. Sest et nad nagu... Ja Kirkarellisse läksime. Et nad ikkagi tahtsid nagu päriselt mingit linna nagu, et kas me lähme Istanbuli või mis me teeme. Et kas me lähme Istanbuli, kurat Istanbul on veits kaugel. Ja siis me ütlesimegi, et ei, me oleme ainult üks päev, et me lähmegi nagu sinna suht piiri lähedasse linna. Ja siis nad vaatasid nagu teistpidi veits veidralt, et nagu mis te siis tulete. Et selles mõttes oli nagu veider ja siis oli, siis nendes piiripunktides oli see ka, et ma ei tea, 3 korda küsiti vist enam dokumente, nimesid seal juures, et nagu kas sa ikkagi oled päriselt see inimene. Ja, et vaadati ka, kas sa reageerid sellele nimele, et küsiski päriselt nagu minu nime ja siis vaatasid, kas mul nagu pilt liigub sinna suunas või mitte. Et selles mõttes olid jah põnevad ja no ei, see ütleme niimoodi, Türgi oli ikkagi näha, et seal on religioon on sees. Et Kelly küll luges, et ta on suhteliselt ilmalik ja isegi põhiseaduse Põhiseadus ütleb jah, et ta on ilmalik. Et ta on ilmalik, aga de facto ikkagi on, et sul mögafonid karjuvad kutse ikkagi palvusele. 5 korda päevas. 5 korda päevas, siis esimene kord oli enam-vähem 4 hommikul või öösel või ma ei tea, kuidas pidi. No ja, enne, neil on see koidiku aeg. Et kui veel ei ole nagu päikesetõusu päris olnud ja siis on nagu mingi päikesetõusu aeg, see on lõunaaeg. Et pannakse klausel juurde, et sitta see uni, et palus on olulisem. Jah, neil on jah, sellel hommikupalvusel on see lause. See on päris huvitav ja... Aga noh, vaata, süvareligioon ei olnud. Selles mõttes, et kindlasti oli, aga mitte nii suures mahus kui kuskil rohkemates sellise Aasia poole. Aga see oli jah nagu... Noh, ma just Lennartile ütlesin ka, et see on ilmselt meie nagu lääne inforuumi mõjutus. Et see tegelikult nagu ei tekita väga turvalist tunnet seal olla või siuke kõhe tunne on ikkagi. No esimene piiriületus, kus kohas oli relvastatud valve. Ja see oli ka, ma ei tea, mis hooned seal olid, nagu eraldi piiripunktist läks mingi maja nagu tee ülesse ja siin nagu värava ees olid relvastatud valvega. Aga relvastatud valvel jah, ehk siis ei ole varem nagu seda näinud, kus kohas vendel oleks ikkagi automaadid käes ja... Et see nagu, noh, kogu see... Türgi oli huvitav, võib-olla lihtsalt natukene väike nurk lihtsalt, aga teed ülimad korras. Ja, hästi laiad ka. Selline Tallinn-Narva, mis ühendab 2 mingit üpris suurt linna, loomulikult Kirkaleeri ja Reli või mis iganes. Kirkareli, jah. Ja see teine oli see... Edirne. Ehk siis nad on suured linnad, aga täielik tühermaa. Ja selles mõttes on nagu, ja väga huvitav oli see, et mõlemal linnal oli koolid. Nagu üks oli vist university, aga teine oli täitsa mingi kool mänguväljakute ja asjadega. Seda ei tea, nagu linnast väljas. Äkki on mingi gümnaasium, vaata. No ja võib-olla on erakoolid ka, vaata, seda ka ei tea. Nad olid nagu suured koolid, aga nad olid nagu tegelikult päris palju linnast väljas. Võib-olla on ühistransport. Ei, need oli koolibussid, need seisid seal ees. Ma arvan, et need koolibussidega tuleb või nagu selles mõttes nagu bussid toovad, et sellepärast ma hakkasingi mõtlema, et võib-olla on erakoolid. Okei, siis võib erakool olla, jah. Aga täiesti tühermaal lihtsalt nagu, noh, et enam-vähem paneme lapsed sinna, nad ei lähe kuskile, sest nad on lihtsalt nagu pärapurgus. See on päris hea mõte, et paneme tõesti keset põldu ja mis te ikka seal teete. Kuhu sa lähed, vaata? Kuhu sa lähed, noh? Et sul on ainuke nagu maantee nagu, noh, aga jah, nagu huvitav. Ei, huvitav oli, jah.
türklased ringteedest ei tea mitte sittagi. oi, see oli väga keeruline. Ringteede märgid on täpselt nii nagu tsiviliseeritud riikides, ehk siis enne ringteed on ringtee märk ja Anna teed on seal üleval. aga ringteel olijale ei anta teed. ei, ja no suurematel, Edirnes just suurematel ringteedel olid ikkagi nagu ringtee peal valgusfoorid. Et sa sõidad nagu pool ringi ära ja siis sul on valgusfoor, mis ütleb, et ei, nüüd tuleb nagu peale uut rahvast. Siis kui ma sõitsin ringteele, siis nagu rahvas vaatas mind imelikult, et miks ma nagu enne ringteel olijale teed annan. Ta vaatas nagu enam-vähem pehkis kätega, et mine nüüd. Ma ütlesin, ei, nagu ma pean sulle teed andma, mine läbi. Aga ei, seal võib-olla ei saadagi sellest väga hästi ära. Et see oli jah, nagu pidi väga aktiivselt tegelema. Ja ChatGPT ütles selle peale drive defensively. Ehk siis no ilmselgelt. Et siis me tulimegi... Tulime välja sealt põhimõtteliselt mingi 50 kilomeetrit oli meil Kirkarelist oli Bulgaariani. Jah, umbes niimoodi 6-70, et see on nagu selline ilus tee, ütleme jälle Tallinn-Narva sugune, veits kurviline. Jõudsime Bulgaariasse, Bulgaariat täiesti sitt tee on Bulgaarias. Bulgaaria oli huvitav. Tõenäoliselt neil on keeruline piiri ületajatega. Ja siis me tulime sellisest kohast, kus kohe Bulgaaria pool on looduspark või mis ikkagi nature park, kus oli nagu inglise keeles kaardi peal. Ja siis ikkagi ma ütleks, et kuni Varnani välja sealt olid need border poliisid või need olid, mis ma ütlesin sulle, need olid mingid Euroopa piiri ja merepiiri kontrolli. Ja ma arvan, et see on täiesti eraldi. See oligi Frontex oli selle nimi. Täiesti eraldi. Et see ei olnud nagu border police, no seal oli neid ka küll, nagu esimesel õigu peal oli neid ka, aga see Frontex oli nagu täiesti eraldi. Ja iga asulasse sissesõidu juures oli punkt. Ja tõmmatigi maha. Pisteliselt võeti, eks ole, võib-olla vaadati mingi kahtlast, võib-olla mingi mikrobussid, mille laknud olid kaetud või no mida iganes. Sest et meid võeti nagu selles esimeses punktis. See ei olnud pisteline kontroll, see oli lauskontroll. See oli lauskontroll ja see oligi nagu, see oli ainuke tee, mis läks piiripunktist läbi selle looduspargi siis. Ja seal nagu esimese ristumiskoha peal oligi see politsei, kes võttis maha. Väga viisakad kontrollisid juhiload üle kõik asjad. Ja see oli esimene kord, kus küsiti nagu juhiluba ka, lisaks passile. Ja ma korra tõmbas junni jahedaks, mõtlesin, kurat, kas ma võtsin kaasa üldse. Et see oleks nagu päris kehva olnud, aga Euroopa Liidus kehtib muidugi ID-kaart ka ja nad saavad sellega kontrollida. Et selles mõttes jah, nad võtsid ja siis võtsid nagu minu dokumendi ka, rattadokumendid, veel palusid samamoodi kaante vahelt nagu välja võtta. Kontrollis päris tükk aega kontrollis tegelikult, sest ma arvan, et sellepärast, et me olime nii paljudes riikides käinud. Aga kontrollis seal tegi mingid toimingud ja siis veel ütles väga viisakalt, et aitäh, et ootasid. Ei, väga viisakas. Ütleme nii, et mitte mingid etteheidet ei olnud, ülbed ei olnud, kõik oli nagu tips-taps. Ma ütleks kõige sõbralikumad võib-olla kõikidest piiriületustest ja asjadest. No jah. Ja siis sai sõita seda kehva teed ja lõpuks... Mingi hetk läks paremaks ka. Mingi hetk läks paremaks, aga ikkagi seda oli näha, et seda teed hakatakse paremaks tegema, siis kuna seal liiklus on üpris tihedalt peal. Et rahvas ikkagi reisib ja käivad ka loodusparkides, et siis peab... No jah, aga see oligi see tee, mis läks nagu mööda seda mereäärt. Seal on kõik need Golden Sandsid ja Sunny Beachid ja kõik asjad nagu seal ääres. Et need kuurort piirkonnad. Samamoodi oli tegelikult, et kui sa sealt Põõsa või Võsa vahelt korra nagu nägid seda mereäärt, siis sa said aru, et neid päevavarjusid oli päris palju, samamoodi need sunbede, ehk siis neid lebotoole vooldeid oli ka väga palju, ehk siis käiakse suvitamas. No ja see olenes väga piirkonnast nagu selles mõttes, et seal on väga palju neid piirkondi, kus need on hotellialal. Nagu et see rand kuulub hotellile. Just. Ja siis oli mingi hulk nagu märkide järgi, kes said aru, et need on nii-öelda avalikud rannad. Jah. No ega siin Konstantas samamoodi tegelikult terve see mereäär, mis ei ole sadam, on põhimõtteliselt neid sunbede täis. Ja see nii käibki, et ma muidugi ei tea, kas siin ka küsitakse nagu selle sunbede eest eraldi raha või mitte. Me siin rannas ei käinud. Me ei viitsinud teha seda rannapuhkust seda. Ja eks näis. Ja Varnast tulimegi siia. Suht otse, Varnast oli lühike tee. Varna ja selle vahel oli üks väikene kindlus, oli Rumeenia või Bulgaaria pool. Karjakara. No mingi Karjakara, mis iganes. Karjakara. Ja seal samamoodi Kelly luges, et roomlased olid üle käinud, olid kõik ära lammutanud ja oli leitud sealt mingit varandust kellegi halvast. Sest et see oli ka ikkagi mingisugune 6 sajandit. Kas see vist oli peale kiristus? See oli pärast, jah. Jah, peale meie aja arvamist.
just. Ehk siis vana. Ja merekindlus või mis iganes ta oli ja tänavad ja oli välja see erinevus oli, see oli aktiivne arheoloogia sait. Ehk siis seal päriselt inimesed nagu veel uurisid ja otsisid ja nii edasi. Ja see, et nad usaldavad sinna turiste peale, no see on üllatav. See oli väga üllatav selles mõttes, et seal oli küll mingisugused lapsed, kes lihtsalt võivad üle joosta, oli pärgid üleval, et ärge jookske, aga eks ole. No ja, et ma ei tea, kui palju nagu, just ma Lennartile seal ka ütlesin seda, et okei, sa võib-olla oma riigi inimesi nagu usaldad, selles mõttes, et sa võib-olla koolis räägidki sellest ja nagu teed ja mis iganes, nagu võib-olla tunned oma rahvast rohkem. Aga sul võib nagu turistivina tulla sisse ükskõik kust, ükskõik mis inimene. Ja see, et sa lubad nad nagu sellise koha peale, kus ikkagi toimub aktiivne väljakaevamine ja sul tegelikult ei ole nagu valvet ega midagi seal ei olnud, seal oli piletimüüja, oli ma ei tea kilomeeter eemal tegelikult sellest nagu kindlusest endast, on ju. Ja seal selles tipus, täitsa tipus oli ikkagi mingi militaarbaas. Mingid tõkked olid väravas. Ja tõkked olid ja oli nagu kirjas, et military zone. Aga et sul nagu ei ole midagi, et seal isegi need lindid olid kohati ära lennanud ja sa peadki lihtsalt usaldama, et inimest ei käi. No ja, võib-olla mõeldakse selle peale, et palju see inimese jalg ikka seal viga suudab teha, mida loodus ise ei tee. Et kuna vaata mingisuguseid varje seal ju peale ei olnud, mingi katuseid, ehk siis tuleb mingi suveline vihm, mis ta võib-olla laastab rohkem kui inimese jalg, et äkki. No igal juhul jah, et see oli aktiivne sait, ehk siis seal päriselt ikkagi kaevatakse veel ja möllatakse. Ja nii palju, kui me nendest infotabloodest lugesime, siis tegelikult oli leitud päris palju. Ja sealt ikka oli väga palju eri ajastutest välja tulnud asju. Nii hooneid kui tänavaid, kui mingeid väärtasemeid ja ilmselgelt mingeid säilmeid. Aga selles mõttes oli nagu, ta võib-olla nagu vaatamise mõttes ei olnud põnev. Siis seal ei olnud väga palju midagi. Sa pidid ette kujutama. Aga nagu see, et sa saadki aru, kuidas leitakse meie ajaloo kohta infot. Ja siis jõudsime suhteliselt Constantasse kohe. Constantas ma proovisin, ma olin joonistanud mingi ägeda teekonna, mis läks Kaubasadamasse. Kahjuks ma Kaubasadamasse ei saanud, seal on tõkkepuud ees. Ehk siis ma proovisin nagu... Mõlemalt poolt proovisin erinevat poolt, teiselt poolt ei saanud, okei, selge. Et kui keegi mõtles, mis seal kaardi peal nagu toimub, vaatasi riilisi. Kuna läks kuhu ühte kohta. Enam-vähem said kokku, seal oli tegelikult mingi ülivähe, mingi paarsada meetrit üle vahel. Aga me ei saanud. Sellegi poolest sinna ei saanud ja siis me lõpuks tulime majutusse ära ja ilus on. Constanta linn on selles mõttes huvitav, et see turismipiirkond on just nagu eraldi. Jah, on jah. Et see on huvitav, jah. No jah, et nagu vanalinn on ikkagi, mis sinna oli mingi 7 kilomeetrit või? No umbes nii, jah. Et me läksime taksoga, õnneks takso hinnad on siin mõistlikud ja siin on Bolt. Eile me tellisime süüa ka läbi Bolti. See on jälle üks mugav asi, kas Bolt või Bolt tellid süüa endale, samal ajal tegeled millegi muuga ja siis mingi hetk lihtsalt ilmub sul ukse taha enda mingite 5 liitri veega ja mingit asjadega, mida ise ei viitsi tassida, eks ole. Et kuna siin ikkagi, me oleme selles piirkonnas, mille nimi on Mamaia, oli Mamaia. Et see ei ole nagu otseselt Constanta enam, ta on siuke piiriala. Et siis siin ei ole väga palju poode nagu lähedal ja siis ma tegingi eile neid videosi ja siis tellisime lihtsalt süüa. Jah. Ja homne päev me veel vaatame majutust. Aga teekonna mõttes, et kui läheb nii, nagu peab minema, ehk siis vaatame ja loodame ja kui läheb, siis teoorias me sõidame nüüd Põhja-Bulgaariasse. Hetkel oleme rohkem ida pool. Oleme Rumeeniasse. Vabandust, jälle Rumeeniasse. Siis me lähme Moldovasse ja vaatame, kas me saame korraga Ukrainasse käia. Võib-olla juhtub, et me Ukrainasse niisama lambist ei lubata, aga kurat sa teab, äkki ikka saab. Ja siis me Ukrainast Moldovasse ja Moldovast uuesti Rumeeniasse tagasi. Jah, et siuke mitme riigi piiride ületus, vaatame, kuidas nendega läheb. No vaatame jah, Mulle tundub, et need ei ole nii hullud, kui Türgiga on olnud. Türgi, ma arvan, on sellepärast, et sealt tuleb liiga palju neid sõjapõgenikke. Aga ma ei tea. Aga võib-olla siit ülevad ka. Et vaatame. Ja siis on Põhja-Rumeenia, mis iganes need lõhed, kuidas need nimetatakse, Gorge. Inglise keeles on Gorge, aga ja siis on Põhja-Rumeenias. Süvikud. Süvikud, okei, mida iganes.
ja siis on meil 2 Rumeenia mäeületust, üks on Transfagarazan, on selline nagu teravam ja turistikam ja teine on pikk Transalpina teekond. Ehk siis see ei ole mitte ainult üks väikene pisike mäeületus, vaid see on nagu selline nagu päriselt Transalpina tee, mis iganes 67C või mis iganes see teenumber oli. Oli jah. Ja see peaks olema mingisugune 70-80 kilomeetrit, et võib-olla isegi rohkem. Jah. Ja siis kütame kodu poole. Nädala pärast umbes oleme kodus. Jah, et Bulgaariat on meil, või Rumeeniat on siis meil veel 3 päeva. Homme, ülehomme ja üle-üle. Ja siis juba ongi tegelikult kodutee. Nii et ilmselt ongi sellise Rumeenia lõpus äkki viitsime video teha, kuigi meil lähevad sõidupäevad suht pikaks. No nüüd lõpus lähevad jah. Et vaatame, et siis äkki teeme veel ühe video ja siis järgmine on juba kodus see kokku võtta. Jah. Jah, võt. Ilus. Näeme. Päris sisukas reis on. Näeme. Cheers. Ciao.
my bed. I'm here when you need my bed. I'm here when you need my bed.